Tere tulemast saatesse Eesti 100 loomaarsti. Mina olen Julia Abram. Tänane külaline on inimene, keda ma väga kaua otsisin. Otsisin sellepärast, et ma isegi ei kujutanud ette, kelle poole võiks selle murega pöörduda, et ma küll nagu viskasin õnge ühte vette ja teise vette, aga no vot ei osanud leida seda inimest ühe väga konkreetse hetkeni. Hetkeni, kus me otsustasime ära Eesti loomaarstide kojana, kes võiks saada aasta 2024 aasta loomaarstiks. See on inimene, kes on töötanud aastaid, aastakümneid veterinaarlaboris. Tegemist on inimesega, kes oskas väga hästi tänases saates kokku võtta, milline osa on laboril ja miks just loomaarstid võivad ennast tulevikus ka seal veel rohkem töötamas näha, sest et see on imeline valdkond, imeline koht, kus saab tõesti pakkuda kasu Eesti loomaarstidele, Eesti loomadele ja Eesti rahvale. Mul on täna külas Imbi Nurmoja. See üks karvake, eks sulle, enne kui televisiooni lähed, siis nad alati lasevad sul mingisuguse lakiga üle, et ei oleks neid hõljuvat sellist mingisugust. Mul on kalduvus lihtsalt, et kui ma räägin, ma tean, teised on öelnud, ma ise ei pane seda tähele. Nüüd mul on juuksed kinni, aga ma vahest hakan näpuga, nagu pubekad või lapsed on ju, et hakkab näpuga, eriti kui mul pikem. Sa hakkad juukseid niimoodi näpuga keerutama, on oluliselt parem kui see, et hakkad seelikut üles rullima. Ma tean, minu arust kõik on mingisuguses konkreetses vanusevahemikus lapsed hakkavad seelikut üles kruttima. Tõsi. Seleta, et parem ära tee seda. Aga igal väga huvitav CV selles mõttes, et väga stabiilselt labori keskne. Ja kui me siin vaikselt ju seda niisugust eelvestlust pidasime, siis oligi ju mõte rääkida natuke sellest, kuidas üldse sinu see loomaarstiks saamise teekond kulges ja kuidas sa jõudsid laborisse ja kuidas sa siis ka labrises edasi arenesid sellisele positsioonile, nagu sa täna seal oled. Nii et minu küsimus ongi just sellisesse lapsepõlves uubuv. Kas sa mäletad seda vanust või sellist emotsiooni, kui sul tekkis mõte, et võib-olla see veterinaarmeditsiin või loomaarst oleks see amet, mida sa tahaksid tulevikus pidada? Ilmselt sellist päris konkreetset nagu momenti ei olnud, sest ega mul perekonnas või lähikonnas ei ole olnud ühtegi loomaarsti. Nii et see tuli pigem nagu sellest, et mina olin selle aja laps, kui väga paljudel vanavanemad elasid maal. Ja nendel väga paljudel vanavanematel olid ka loomad, mis olid täiesti loomulik osa tolle aja elust. Olid siis lehmad ja lambad ja mingil hetkel kitsed ja sead ja kanad ja kuked ja koerad ja kassid ja tegelikult olid ju kõik ja täiesti reaalne oli ka see, et enamiku aja ju lapsed olid kas nädalavahetustel või eriti koolivaheaegadel olid maal. Et seal oli kogu aeg midagi teha ja loomad on ju laste jaoks olnud kogu aeg sellised nagu, nad on ju kihvtid, et nad on ju toredad. Ja ma nagu mul on nagu kohe need, kui me täna ütleme nagu põllumajandusloomad, et ei olnud ainult koerad ja kassid, et kõik loomad olid nagu huvitavad. Aga see iseenesest nagu ei tähendanud seda, et see kuidagi selle loomaarstiks saamise soov tuli. Pigem see tuli selle, minu otsustamise aeg eriala kasuks jääb ikkagi 80-ndatesse, kui ei olnud veel vaba Eesti taas. Ja ühel hetkel mul lihtsalt tekkis arusaamine, et ma tahaks maal elada. Ma ise olen tartlane, ma olen Tartus sündinud ja kasvanud ja koolis käinud. Aga kuidagi see, et ma tahaks maale elama minna. Ja siis oli see, ja mis on siis variandid? Ratsionaalne inimene. Ja see oli selline variant, et ega olid ju
ju sellised paralleelsed mõtted oli, kas minna inimese arstiks või minna majandust või matemaatikat õppima, et need olid nagu sellised erinevad võimalused. Aga ühel hetkel ma korra mõtlesin, et ma pean ema käest küsima, et missugusel hetkel ma nagu teatasin neile, et ma olen nüüd nii otsustanud aga ma sellist kindlat lugu küll ei mäleta. Aga aga igal juhul ühel hetkel see veendumus tuli ja sinna tollel hetkel Riiamäe peamajja ma need dokumendid sisse viisin. aga ma just mõtlen, sa ütlesid, et sa oled põline tartlane ja kuna see hariduskäik hakkas ikkagi jah, seal Nõukogude Liidu ajal veel, kas ei olnud mõtet, et võib-olla kuskile, kas Peterburgi või kuskile isegi kaugemale minna õppima, et miks just sa ei noh, et see Tartu, et ei olnud seda noore ea, et tahaks maailma avastada ja minna kuskile niimoodi vanematest kaugele? äh, ei olnud, tegelikult ei olnud, tollel hetkel ei olnud, ma olen hilisemas elus palju reisinud ja töiselt ja mittetöiselt ja maailma avastanud aga tollel hetkel ma nagu ei tundnud, et mul pigem tuli see kuskil kõrgkooli lõpetamise järgselt on olnud võimalused minna siis õppima, noh, ütleme nagu täiendavalt õppima, kas Rootsi või Kanadasse või mõnda teise kohta, aga siis on tekkinud ka see, et need on olnud sellised pikaajalised võimalused aastaks või paariks. et, ja siis sa ühel hetkel annad aru, et see võib olla nii, et sa lähed ja jääd sinna, aga järelikult ei ole seda tungi olnud, et püsivalt kuhugi kaugemale ennast nagu sisse seada. Nii et igal juhul sisseastumise ja kõrgkooliõpingute ajast ma nagu ei mäleta sellist soovi ära minna, onju. Et mul, ilmselt mul oli kodus, kuna ma olin tartlane, siis ma ju ei elanud ühiselamuski, aga järelikult mul kodus ei piiranud keegi seda üliõpilaseks olemist. Kusjuures ega ma olekski kohe küsinud, et kas sellega jah, jäi midagi ülikooli elus tegemata. mina ei tunne, et mul midagi tegemata jäi, sest ütleme, minu ümber oli ka inimesi, kes õppisid teisi erialasid. Ja siis ma sain nagu aru, et tegelikult loomaarstid erinevalt valdavast enamikest muudest erialadest õppisid ikkagi väga palju. Meil olid väga pikad koolipäevad ja tegelikult see õppemaht oli ikkagi väga suur, onju. Nii et sellist nii-öelda rullilöömise aega oli, aga mitte nii palju nagu mõnel teisel, onju. Nii et aga jah, ega asjad tegemata ei jäänud ja ega üliõpilase elu elamata ei jäänud ja kuna palju sõpru ja kursusekaaslasi oli ühiselamutes, siis sai seda ühiselamu elu ka näha ja pean tunnistama, see ei olnud päris see, mis oleks mind kurvaks teinud, et ma seal mitte elada ei saanud. Nii et seda ajastut mõeldes, siis Bettan oli täis huvitavaid elukaid, mitte ainult putukaid ja baktereid ja seeni, vaid ka suuremaid imetajaid. jaa, tõsi. Kas sa mäletad mõnda niisugust seika, kas ilmselt Torn ühiselamu veel, ma ei tea, ei olnud? Oli. Torn oli ka, aga loomaarstid olid Bettonis ja Antonis. ma just mõtlen, et jah, et võib-olla oligi mingi teine ühiselamu veel tollel ajal aktuaalne Põllumajandusülikooli kõrval, sest et peamaja on Riiamägi, siis Betton ja Torn jääb üsna kaugele, eks ole. kuigi veterinaarvärk ju liikus. Jaa, aga tollesse aega jääb ka need väga kitsad ajad ju enne Eesti krooni tulekut, mis tähendab seda, et bussiliiklus ju keset päeva Tartu linnas ja ilmselt ka mujal ju üldse ei toiminud, nii et sellist jalakäimist oli omajagu, aga noore inimesena on nagu on ju, et kui ühtemoodi ei saa, saab teist või kolmandat moodi, et kui sa keskendud nagu sellele, et kuidas saab, mitte sellele, kuidas ei saa või kuidas, siis saab palju rohkem üldiselt nagu tehtud, et on nagu on. Nii et aga neid, mida kõike pakkus siis elu ühiselamus, siis ma arvan, et seda targu ei ole mõistlik nagu eetris rääkida, on ju. Et need tõelised värvikad lood tulevad siis, kui sa oma kursusekaaslastega nagu kokku saad, on ju, ja siis need on lihtsalt, need meenutused on sellised nagu toredad. ringi heietused.
ja ütleme ühes vanuses need muutuvad võib-olla juba heietusteks, aga noh, ütleme, et üks asi oli nagu see, mis ühiselamutes toimus ja siis aga noh, toona oli ju üliõpilase elu, vaatamata sellele, et meil oli nagu pingeline see koolis käimine ja õppimine, et see üliõpilase elu ja need peod ja asjad, et need olid ikka noh, seltsielu oli tegelikult ilmselt märkimisväärselt rohkem kui praegu on, et sellist nagu kursuse seltsielu ja kuna toona oli nagu kursustel selline nagu sugude tasakaal paremini paigas, siis see alati teeb nagu meeleolukamaks seda kõike, on ju. Nii et meil oli väga värvikas kursus ja meil olid lauljad ja pillimängijad ja elukunstnikud, nii et noh, nagu nad igal kursusel on, nii et ja võib-olla ka mingid sellised kohad, kuhu rohkem kokku käidi ja noh, nii et igal kursusel kujuneb oma nagu siseelu välja, nii et jah. Kes olid need staarõppejõud sinu ülikooli astumise ajal, et kas jäi mõni niisugune väga värvikas mälestus või elamus ka kellestki neist? Mina arvan, et tollel ajal ja kuuluks, et ka enne minu aega, et veterinaarmeditsiinis oli väga värvikaid õppejõudusid. Et meie enda kursuse, meie olime nagu kirurgia ja sünnitusabi oli meie nii-öelda lapsehoidjad. Kursuse juhendajad tulid sealt. Ja algul oli siis ma pakun Vallo Veski ja pärast oli Mait Klaassen, olid meie kursuse juhendajad. Nii et Mait Klaasseni juures. Sain Mait Klaasseniga olla, et tema. Ja, nii et selles suhtes meil on nüüd jätkuvalt ju kursuse kokkutulekud ka enamasti Maidu juures, et see kuupäev on Mait kodus on ju, siis on kursuse kokkutulek. Ma mäletan, et oli vastupidi, et tüdrukud ütlevad või noh, et kursus ütleb, millal Mait kodus peab olema ja paremal juhul ta on ka. Jah, aga meil on õnneks selline kursusekaaslane, kelle nimi on Aarne Tuhkur ja tema on nagu selline kuldaväärt inimene, kes haldab kontakte, ajab meid kõiki nagu lambukesi kokku, räägib sünnipäevasid, eks ole? Absoluutselt, et iga kord, kui ma ta õnnitluse saan, tabab mind piinlikkus laine ja ma arvan, et ma vist ei ole mitte kunagi samaga vastanud. Suurepäraselt, sest et iga aasta, kui Aarne mulle helistab ja õnne soovib, siis me olime temaga tükk aega ju kolleegid mäel ajal. Et siis ma ka mõtlen, et issand jumal, et kuidas on niimoodi, et ma isegi ei kujuta ette ka, et tal on mingisugune äratuskell ja tabel, et helistab iga päev sünnipäevalised läbi, et sellest on märkimisväärne meesterahvas. Nii et ühesõnaga meil on vedanud, meil on Aarne Tuhkur ja siis igal aastal teataval ajal tuleb e-kiri, mis kutsub lambukesi kokku, sest Maiduga on juba kõik läbi räägitud. Nii et jällegi, et selline igasugused toredad kooslused ja meeskonnad moodustuvad erinevatest inimestest, et siis on seda värvi rohkem ja kooslus toimib. Nii et selles suhtes jah. Et meil, aga õppejõududest, et tollesse aega, noh, see koloriidsete õppejõudude nimekiri oli loomulikult märkimisväärselt pikem, aga näiteks Mihkel Jalakas, et kindlasti, ma ei tea, kas ta sinul ka veel õppejõuks oli, aga siis Jaagup Alaots, Jüri Parre, Enn Ernits, et kõik, noh, ja paljud teised, et pigem oli võib-olla vähem neid, kes ei olnud koloriitsed. Nii et toonane aeg oli ju selline, et õppejõud ei pidanud mõtlema, et teda laigitakse ja kommenteeritakse ja kõike taolist. Tagasisidestamist ka ei olnud. Jah, et mingis mõttes sa võid ju mõelda, et muidugi, et sellised kuidas siis tundlikumatele natuuridele võib-olla mõni õppejõud mõjus väga karmina, aga kui sa mõtled, et pärast kõrgkooli lõpetamist sa lähed päris ellu ja siis on ju hea olla veidi karastunud, nii et muidu on ju kõik tuled sellise kuskilt mingi sooja vati seest, on ju, kohtud päris eluga, et siis on ju raskem.
et kas tollel ajal üldsegi saigi kedagi väga vati sees kasvatada, sest et ei, ütleme, ei, ei, ma praegu pigem mõtlen seda, et tänasel päeval on see, et noh, laigitakse tavalisem ja asi. kõik jah, et kõik peab nagu meeldima ja nii ja naa, on ju. Aga ei, 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 toona oli ju, kõik oli ju hierarhiliselt välja kujunenud, et kuidas toitumisahel nagu kuidas toitumisahel on ja nii, et kindlasti meil oli väga palju värvikaid õppejõude. Milline õppeaine sulle kõige rohkem meeldis, sest et ma sain aru, et algselt oli ju siiski niisugune kindel plaan saada praktiseerivaks loomaarstiks. aga ja edasi seda ei ole ja varsti jõuamegi sellesse kulminatsiooni, et kuidas niimoodi juhtus, aga kas oli juba seal õpingute ajal tunda, et näiteks viroloogia, bakterioloogia erialad tunduvad niisugused oluliselt huvitavamad kui midagi muud? kusjuures ei tundunud tegelikult see arusaamine, et ma ei lähegi maastikule tegevloomaarstiks, see jõudis mulle kohale kuskile üsna lõpetamise kandis. Et see ei tekkinud nagu kuidagi vaikselt niimoodi, mingi evolutsioon ei toimunud ja midagi taolist ei olnud. Aga mulle nagu meeldis ma isegi võib-olla ei oska öelda, mis tegelikkuses on see, et kui sa hakkad järgi mõtlema oma ülikooli õpingute peale, siis sageli sellised väga nõudlikud ja koloriitsed õppejõud on palju rohkem meeles kui sellised, kus lihtsalt nagu läbi sai, on ju, sest see nõudis nagu pingutamist. Ja selliseid õppejõude oli palju ja sul tekkis nagu selline õppimisoskus, materjaliga töötamise oskus, ka lai vaade loodusteadustele, et kaugeltki kõik ju meie minuga koos õppinud ei ole ju loomaarsti erialaga seotud, aga nad on leidnud oma tee mingis muus valdkonnas ja tegelikult sellised nagu isikuomadused pluss selline lai loodusteaduslik ja bioloogia taust on neid kindlasti selles suhtes nagu aidanud. Nii et ma olen vahest nagu mõelnud, et selline veidi võib-olla nagu kastist välja viisil, et kui sa vaatad, et väiksed poisid, et neid, eriti poisid, et neid huvitab, et mis on igasuguste masinate sees, et kui ise kokku panna ei saa, siis tuleb ju hakata lahti võtma, on ju. Et ju mind nagu köitis see, et nagu mis on looma või organismi sees, on ju. Ja kuidas see nii-öelda masinavärk siis käib. Sest ühe variandina oli päriselt ka kaalumisel see, et ma lähen inimese arstiks ikkagi õppima. Et midagi see järelikult oli, aga samas mul ei ole ka perekonnas või lähikonnas ühtegi inimese arsti. See kuskilt ikka, kuna minu vanemad kasvatasid mind ja õde ja venda sellisteks iseseisvateks inimesteks, siis sul tekkis nagu mingi oma maailmavaade niimoodi tasapisi ja läbi selle kogemuse, mida sina nagu enda ümbritsevast maailmast ja koolist ja igalt poolt nagu said, on ju. Nii et ju mind selles eluslooduse maailmas midagi vägagi köitis, on ju. Et kas selle, kui oli valida, et kas inimese arstiks või loomaarstiks, et kas see kaalukese läks loomaarsti poole siis, kui tuli teadmine, et tahaks maal elada või oli seal mingeid muid aspekte ka? Ma arvan pigem see, et ma tahtsin maal elada ja kuna ma olin nagu sihuke, õppimine ei valmistanud mulle ei kooli ega ülikooli ajal üleliia palju probleeme, on ju, et siis ma nagu ei mäleta, et ma oleks ühte või teist väga kartnud, on ju, et ma ei saa sisse või midagi. Ilmselt mingi hulk seda nagu ärevust ju ikka oli, et äkki ei saa sisse, aga mis mõttes ei saa sisse ikka saab sisse. Ma nagu seda ei mäleta, et pigem ikkagi nagu see, ja mul oli vist üks sõbranna, kes oli aasta varem arstiõpinguid alustanud ja temal olid mingid, vaata, sa oled nagu käsn selles vanuses, et sa ikka natukene kuulad inimesi, kuigi mitte liiga palju. Aga pigem ikkagi see, et ma tahtsin maale elama minna ja seal mingid sellised asjad võib-olla veel, kuigi ma täna mõtlen, issand, seal on ka nii huvitavaid asju, mida tahaks teha ja, aga mind ikkagi nagu jah, et see eluslooduse maailm ikkagi vähemalt mingi osa on ju nii huvitav, et kuidas loodus toimib, sellepärast et oma eriala baasilt sa saad ju nagu
noh, nagu edasi mõelda nii-öelda, et ma loodan, et loomaarstiharidustega inimestel ei ole nagu sellist, noh, me kogeme elu tema mitmekesisuses, nii et ma arvan, et see on huvitav ja oluline. Sa lõpetasid ülikooli 92. aastal. ja, See ja, toimus, kui ma olin 5 ja, ja. mõtlesin hirmuga kooli peale. et, et kirjelda seda eluolu, sest et see on ju täpselt see aeg, kus tuli vabariik või ta on nagu vabariigi eelne aeg, et ma kujutan ette, et segadust oli päris palju, et kuidas sina tajusid seda keskkonda siis pärast lõpetamist? no tegelikult on 90-ndad olnud sellised, mida ei olegi võimalik nagu noh, isegi kui sa oled nagu kogenud, et see on unikaalne kogemus ja seda kuidagi on nagu võimatu sõnasse panna ja noh, sa üritad, aga tegelikult sa saavad aru need, kes on selles ajas elanud. Ja aeg-ajalt, kui üritatakse siin kasvõi poliitikute või kellegi suhtes noh, nagu või nende tegemiste või väljaütlemiste suhtes nagu anda hinnanguid tänase päeva teadmise või väärtuste või elukorralduse baasilt, et see on noh, see on juba eos läbi kukkunud üritus, et kui ma mõtlen, et see oli nagu hästi raske aeg, sest mina tegelikult meie lõpetasime aastal 92 ja me kaitsesime oma lõputöid rubla viimasel päeval ja me tahtsime tähistama minna, aga siis kõik hakkasid juba raha vahetama, kõik oli kinni, on ju. Nii et järgmisel päeval tuli kasutusele Eesti kroon. Nii et mina lõpetasin täpselt kooli sellel hetkel. Ja noh, kuna neid kroone oli enamikul inimestel hästi vähe ja sinna aega jäi ju ettepoole jäi kõik see talongide aeg ja kõik noh, ikkagi nagu selline majanduslikus mõttes selline kitsikuse aeg, aga ma ei mäleta, et see kuidagi nagu lõbusat elu oleks seganud, et noh, tuli õppida, tuli tööd teha, noh, sest ma arvan, väga paljud inimesed käisid tööl, mina käisin terve õpingute aja kõrvalt tööl. Ja väga paljud teised samamoodi. Nii et tegelikult selleks, et hakkama saada, tuligi noh, nagu nõukaajal ikka kõike tuli teha. Ja siis, kui meil kool läbi sai, et siis oli see, ma arvan, kõigi jaoks väga suur väljakutse, sest noh, enamik hakkas ju ikkagi nullist, et ega see oli ikka täitsa puhtalt lehelt. Ja siis Aga hakkasid need suunamised ära kaduma ja ma need olidki ja meil ei olnud enam. miskit tegelikult ju saada polnud ja maailma kõige ägedamad asjad olid tõenäoliselt väljamaa Texased. No see on nüüd nagu mingisugune või spordiriided mõned aastad pärast seda Eesti aja. Ja. Et tegelikult need 90-ndate, et ühtepidi on nad täiesti nagu mingid hullumeelsed, sa tegelikult tulid ühest elukorraldusest ja riigisüsteemist, noh, põhimõtteliselt ju jah, me riigina nagu toimisime, aga ehitada üles nagu uus toimiv sidus ühiskond, et see tegelikult toimuski suures plaanis selle kuskil 10-15 aasta jooksul, et kuskil umbes selle aja, jah, et 2000-ndate alguseni kunagi. Noh, enam-vähem siis, kui juba tulid need Euroopa Liiduga need liitumiskõnelused ja sest see iseenesest nagu tõi palju rohkem neid Euroopa suunalisi kontakte ja seda, et kui me tahame sinna Euroopa Liitu saada või me tahame ühel hetkel euro kasutusele võtta, siis tuleb mingeid kriteeriumeid täita. Aga noh, sinnamaani noh, tegelikkuses oli ju tohutu areng toimus, aga noh, ega see oli veidi nagu metsik lääs, nii et kes kuidas nagu hakkama sai. Mul on kohe siia raamatu soovitus, et kes tahab kas meenutada või paremat ülevaadet saada, mis seal 90-ndate ajal täpselt toimus, siis mul on käsil parasjagu Meelis Lao memuaarid ja jumal, mis seal toimub, eks ole, et ühtepidi ma olin ju väga noor, et ma tajusin mingisugust sellist
maastikku küll, aga see korruptsioon ja koputamine ja gängide sõda ja kõik see, noh, Mm. pidev rahapuudus ja sellest, et sul ei olegi ressursse, et midagi otseselt üles ehitada, siis tundus, et hästi palju tuligi nagu rahva omal initsiatiivil ja väga suurel tahtel midagi paremaks teha, sest et ega ei olnud kerge, ei olnud üldse kerge. Jah, aga noh, selles suhtes, et mis oli nagu, ma arvan, läbiv, et nagu majanduslikult oli raske ja noh, suur hulk eestlastest ju tahtis ja ootas seda vabadust, ja noh, kindlasti oli sellist mingit illusiooni, et kui see vabadus tuleb, et siis noh, hakkab hulk häid asju nagu kohe ja kiiresti juhtuma, aga see on olnud selline pikk ja raske tee, aga üleüldse mõeldes, et noh, minu erialalise karjääri algus jääb ju sellesse aega ja kui ma mõtlen nagu selle peale, et kui huvitav see on olnud ka nagu töises mõttes, et alustada sellest, et on ikkagi mingi nõukogude stiilis nagu ütleme, laboritöö, või selline, nagu ta toona õpetati ja sa hakkad nagu vaikselt üle minema sellele, kuidas see on Euroopas ja arenenud maailmas, siis noh, tegelikult on kõik organisatsioonid ja kõik institutsioonid ja kõik on selle arengu ju moel või teisel omal moel läbi teinud. Ja noh, ilmselt sa nüüd ootad sobivat hetke, et küsida, et aga kuidas ma sinna laborisse nüüd siis just sain. 93. aastal kuidas sa VTA. tartlane Paide laborisse? Tegelikkuses jah, et kooli lõpetades ma sain kuidagi nagu üsna selgelt aru, et ma ei ole see, kes tahaks maastikule minna. Ehk et tegevloomaarstiks ja kas sa neid mäletad, võimalusi, miks? ma ei tea, see oli tunne lihtsalt. Lihtsalt tunne. Ja, et ütleme, lihtsalt see oli tunne. mingi hirm, mingi ebakindlus või lihtsalt, noh, vahel see lihtsalt, no ongi sisimas tunne. Kuidagi ilmselt mulle tundus, et see pole päris minu tee. Ja siis neid võimalusi nagu ringi vaadates, et me kolisime Järvamaale elades, siis ma ühel hetkel sattusingi Järvamaa vettkeskusesse, kus oli toona Ilmar Poll juhataja ja kus oli labor, et too oli see aeg, kui igas maakonnas oli veterinaarlabor ja oli ka Järvamaa vettkeskuse juures labor, nii et ja labori juhataja oli Andrus Leis. Ja siis minul see võimalus tekkis sinna tööle minna ja ma sellest võimalusest kinni haarasin ja kui ma mõtlesin ka selle tänase jutuajamise peale, et ja selle peale, et ma olen ju väga pikka aega tegelikult laboris töötanud, et siis ma saan aru, et see algus ja selle huvi, see kuidagi oli, siin ma pean kindlasti tänusõnad Andrus Leisile ütlema, sest noh, tõsi, võib-olla selline, nagu oli laborielu puhtalt nõukogude ajal, võib-olla see ei oleks mind nagu kõnetanud, aga Andrus Leis oli inimene, kes oli noor, uudishimulik, valdas inglise keelt, suhtlemisaldis, ja lisaks oli siis Järvamaal Paide piimakombinaat, kes eksportis Hollandisse. Ehk et me olime selles seisus, kus oli hädaliselt vaja kiireloomuliselt kasutusele võtta ISO standardeid, et erinevate kostide asemel ja nõukogude kostide asemel ja Andrus oli väga entusiastlik, tema nagu initsieeris ka toonase, ma arvan, et see oli Timela, kes hakkas ju esimesena ma pakun, et esimesena neid moodsaid läänemaailma labori neid söötmeid Eestisse tooma ja meie olime vähemalt ühed esimesed, kes hakkasid neid kasutama. Nii et see oli jällegi ka nagu erialases mõttes, et noh, nagu selline avastamine ja leiutamine ja väljakutset pakkuv tegelikult. Küsiks siia vahele, enne kui me edasi lähme, et miks on üldse labor oluline, miks ta oli siis oluline ja niisugust hästi üldist funktsiooni ta praegult kannab? Sest et jälle, ega sulle ka ilmselt ülikooli ajal ei räägitud, et veterinaarse haridusega saab töötada ka sellises valdkonnas, nagu seda on labor.
jah, sellepärast, et ega labor on, et enamik inimesi tuleb ju veterinaariat õppima selleks, et nad tahavad kuidagi loomadega kokku puutuda, neid ravima. et ma arvan, et pigem on vähem neid, võib-olla tänapäeval rohkem, aga suures plaanis on ju ikkagi selline nägemus oma tulevikust. aga et see arusaamine, et missugune roll on laboril, ega ta võib-olla nagu oma funktsioonilt ju väga muutunud ei olegi. Et selles suhtes, et panna nagu kvaliteetne ja õige diagnoos ja panna seda kiiresti, et siis selleks on vaja laboranalüüside tulemusi. Et kõik, kes on praktikas töötanud ja kõik, kes on ka ise haiged olnud ja nende lemmikud või ka farmiloomad on haiged olnud, nad ju teavad, et peale vaadates ja mingeid kliinilisi sümptomeid või pattpilti uurides, et kahjuks ei ole nii, et vaatad peale ja tead kohe, et diferentsiaaldiagnostiliselt on ju palju võimalusi. nii et noh, labor on ikkagi orgaaniline osa igapäevasest kliinilisest tegevusest. et selles osas ma arvan, et ei ole tema roll muutunud. Ja teine roll muidugi veterinaarlaboril ja meiesugusel riigilaboril on see, et selleks, et ettevõtlussektor ehk loomapidajad saaksid ja ka toiduainetööstused saaksid kuidagi oma tooteid müüa ja loomad saaksid piiriüleselt liikuda nii kommertseesmärgil kui lemmikloomadega, siis sul on ju vaja selleks tõendusi. On vaja, et on riiklikud erinevate taudide programmid, et kinnitada, et mingeid taude siis riigis ei ole või on nad kontrollitavas mahus. Et see on ju töö, mis on nagu paljus laboritöö, et see on ikkagi analüüsi tulemustel põhinev. Et 90ndatest ma mäletan ka, et ja just enne EU-ga liitumist, kui käis igasuguseid välismissioone ja eksperte ja kõike, et siis nad mingi ühe ja teise seire kohta küsisid, noh näiteks, miks te ei seira seda, meil ei ole seda, aga kas te uurinud olete? Et ehk, et siis sa saad kinnitada seda, et sul on vaja tõendust selle kohta, et sul midagi on või ei ole. Et kui veel selline nagu näide, noh nagu tagasi minna, on hullulehmatõbi ehk BSC. Et see, kui see seire Eestis algas, see oli ka üks kriteerium, mida paljud riigid ju küsisid, et üleüldse oleks võimalik ütleme, kas elusloomades või mingisuguse loomse materjali piiriülene liikumine. Nii et sul peab olema õigesti disainitud siis järelevalve või seire või kontrolliprogramm, peavad olema õiged proovid võetud, need peavad olema õigete ja tunnustatud meetoditega uuritud, et ei sobi igasugune meetod, et sageli on analüüsimeetodid ju ette kirjutatud, nii et kõik peab olema tehtud õigesti, et sellisel juhul see on tegelikkuses ju tugi nii loomakasvatajatele, kes saavad oma elusloomi müüa, kui tegelikult ka loomsele toorainele ja igasugusele loomsele produktile. Võib-olla me seal Euroopa Liidus seda nii otseselt ei taju, aga siin erinevatel aastatel ennekõike muidugi Põllumajandus- ja Toiduamet täidab erinevaid küsimustikke, et vot, et kuskil Jaapan või veel mingid meie mõistes eksootilised maad ja nad küsivad. Ja üks kohustuslik osa on see, et nad küsivadki nende samade programmide kohta. Nad tahavad tõendust, et mingit haigust mingis piirkonnas ei ole. Me võime öelda, et kuulge, see on eksootiline haigus, me ei uurigi seda, aga no jah, aga millega te seda nagu tõendate? Nii et see meiesuguse riigilabori struktuur ja töö iseloom on selles suhtes võib-olla mõnevõrra erinev. Ja kolmas asi nagu riigilaborina on ju see, et erinevalt eralaborist, et me oleme riigile nagu ja ka sektorile oluline partner, eriti ohtlike loomataudide nagu kiire diagnoosimise teemal. Et ehk, et ükski eralabor ei ole sellest huvitatud, et sinul on kogu aeg on diagnostikumi varu, sul on väljaõppinud inimesed, sul on tehtud võrdluskatsed, sul on olemas nõuetele vastavad ruumid ja tingimused, et sa oleksid igal ajal suuteline uurima kas või sedasama linnugripi või suu- ja sõrataudi või sigade Aafrika katku või veel mingit muud kõrge ohuklassiga siis haigust. Või siis tänases päeva vaates ka
nimetatakse neid esile kerkiv loomataud, et ehk et on mingi tundmatu haigustekitaja või muutunud haigustekitaja, mis põhjustab suurt haigestumist või suremust. aga see on jällegi selline nagu valmisoleku tagamine on nagu riigilabori roll, et eralaborid seda ei tee, sest see pole ju majanduslikult kuidagi ja. kasumlik ja nende eriti ohtlike loomataudide ja paljude uuringutega on veel, et ega neid proove mitte ükski teine riik ei tahagi. nii et reaalsus ongi see, et kui sa oled ikka riik, on ju, et siis sa uurid need oma riigi sees ära ja ajafaktor sinna juurde, igasugune saatmine, sellist proovi sa ei saada tavalise paki mulliümbriku sees. et see on. et need olenevalt muidugi sellest proovist, mida me kogume, et suuresti on ju loomaarstid olnud need inimesed, kes koguvad neid proove, aga tööstuste puhul on ju tööstuses olevad vastutavad isikud, kes proove koguvad. jälle koostöö mõttes, et see ei ole võib-olla ju alati nii, et riik ütleb, et nüüd kogu seda ja siis loomaarst just nii ja läheb koguma, et seal peab ikkagi mingi niisugune koostöö, huviseletus, põhjused kõik olema, et selle teeb ka siis tegelikult ju riiklik labor ära. Tegelikkuses on ju nii, et kõik loomataudide programmid koostab Eestis pädev asutus, kes on Põllumajandus- ja Toiduamet. ja ma võin eksida, aga Eestis on umbes 35 erinevat loomataudiprogrammi. Need on kõik eraldi kirjeldatud, et seal ei ole nagu juhuslikku selles suhtes, et igaüks mõtleb midagi välja, seal on populatsiooni suurus, populatsiooni iseloom, võib-olla seal on mingid pidamisviisid olulised, missuguse protsendi tõenäosusega sa pead nagu tõendama, et seda haigustekitajat siin ei ole. nii et see tegelikult ei ole päris juhuslik. samas mingeid proove tuleb juhuvalimina võtta, aga need programmid on PTA poolt kirjeldatud ja PTA siis poolt kehtestatud, et proovivõttu korraldab siis PTA ja meil on nendega leping, et me oleme väga palju aastaid niimoodi koostööd teinud, nad on meid volitanud seda tööd tegema. Nii et meie oleme see labor, kes need analüüsid läbi viib. nii et meie ja ütleme see nii-öelda lühike kokkuvõte, et mida need riiklikud loomataudide tõrjeprogrammid sisaldavad, ongi see nii-öelda RLTP leping. Need, kes seda nagu näinud on, minu teada ei ole see mingi saladokument, aga seal on kirjeldatud, et näiteks, et sellised veised, nii palju proove lüpsilehmadel, et seal on nagu need programmide ja proovivõtu need põhikriteeriumid on seal kirjas. ja sellist Harju keskmist inimest, kes tegelikult ei tea sellest valdkonnast mitte midagi, peaks see asi kottima just sellepärast, et see tagab turvalise keskkonna, turvalise toidu ja väga hea ärikeskkonna nendele, kes teevad äri ja tahavad kas oma tooteid või siis loomi vahendada rahvusvaheliselt. Kas ma saan? Jah, suures plaanis see tegelikult niimoodi ongi, et loomapidajad, farmiloomade pidajad siis ja toiduainete tööstused, et on ikkagi nende tegevust mõjutab väga palju see, et kas sellised seire- ja kontrolliprogrammid on olemas, mis tulemusi sealt saadakse, et see on niisugune garantii, see on nagu elementaarne, tänases maailmas see on ju elementaarne ja tegelikult see loob ettevõtjatele võimaluse tõesti siis piiriüleselt oma kaupa müüa, et kui see on võimalik, on neid takistusi ja lisanõudeid ja kriteeriumeid ikkagi väga palju rohkem, aga palju on nagu Euroopa Liidu sees, et kui me räägime kolmandatest riikidest, siis on ikka ostu-müügitehing, ostja ütleb, mida ta tahab. Et kui talle sobib, et siis sa pead tõendama. Nii et see on selline nähtamatu osa tööst ja ma vaatasin, et sa rääkisid, üks intervjuu oli sul ka Harles Kaubiga, tema on kindlasti ju olnud väga erinevatel positsioonidel ju maakonnas ja peamajas ja siis teises maakonnas, et nemad, needsamad vetkeskused
seda kõike korraldavad. Täna ei ole nende nimi enam Vettkeskus, aga ilmselt suupäraselt inimesed kasutavad seda jätkuvalt, nii et PTA kohalikud asutused siis seda kõike Kusjuures, korraldavad. kes väga huvitavalt rääkis just marutaudi tõrjest, oli Enel Harkman ja vot temaga oli ka väga põnev vestlus siis sellest, et see on nagu nii nähtamatu osa ja samas, kui tänapäeval selline lemmikloomakultuur on järjest emotsionaalsem, järjest kasvavam, järjest niisugune tulusam ja kasumlikum, siis see on oluline, et meil oleks kontrolli all ja teada, kas meil on mingisugused eluohtlikud taudid liikvel või mitte. Ja siit korraga küsimus, enne kui me põrkame tagasi nüüd sinu teekäigu juurde, et kui palju peab ikkagi riigis mingisugust haigust näha olema, et kui ta on uudne mingisugune taud, et seda hakatakse uurima. Et kui ma praegult mõtlen, siin hiljuti just oli ühtede koerte närimismaiustega probleem, kus kahtlustati mingisugust tekitajat ja seda nagu justkui oli natuke Eestis, aga mitte piisavalt, välisriikides rohkem, et kust maalt hakkab Eesti koguma neid selliseid andmeid või ei ole sellist määratletust? Noh, eks kui me räägime mingitest nakkustest, et ega see ei ole ju ette planeeritav ja seal ei saagi olla mingeid väga selgeid kriteeriumeid. Et üks kriteerium, et meie varasemast vestlusest ma sain aru, et sina oled nagu hästi domineeriv on väikeloomavaade, et jälle labori poolelt on domineeriv ikkagi põllumajandusloomavaade, sellepärast et tegelikult see, mida ma olen nagu ja fookus on ikkagi riigilabori roll on ennekõike seotud ikkagi farmiloomadega, mis ei tähenda, et muud loomad nagu korda ei läheks ja neil kuidagi rolli ei ole, aga just kõik need seireprogrammid ja riiklikud tegevused on sageli ju ikkagi farmiloomadega seotud. Aga nüüd huvi osas ongi, et ega umbes 70%, et ütleme, et nagu Labrise puhul meil on kaks hästi suurt valdkonna, et on loomatervis ja toidu ja sööda ohutus. Et kui me räägime loomatervise valdkonnas ja pluss nende mõlema valdkonna või siis kogu toiduahela riskihindamine. Kui me räägime nüüd loomatervise valdkonnas, siis umbes 70% meie töödest ja tegemistest on seotud riigi tellimusega. Ehk et kõik need PTA korraldatud programmid ja ka see, et meil on referentvolitused ministri poolt antud, et nende täitmine, aga umbes kolmandik meie tööst on siis kliiniline töö, ehk me töötame maastikule. Et maastiku loomaarstid saavad meile proove tuua selles ulatuses, kus me analüüsiteenust nagu pakume. Ja eks see, mida me täna pakume, on peegeldus sellest, mis on olnud turuvajadus. Sest iga analüüsimeetodi juurutamine nõuab finantsi, et me oleme siin läbi aastate ju ikka kooliraha maksnud, et me oleme kaasa läinud sellega, et see on suur probleem, et me hakkame kohe tellima ja tooma ja lõpuks on olnud see veidi investeering prügikasti. Aga et tuhanded eurod, see, mida inimene ei taju, et ta nagu räägib, et mul on vaja ja see ja nii ja naa, aga meie jaoks see tähendab enamasti, see hakkab ikkagi mõnedest tuhandetest rääkima ja sealt edasi. Nii et tegelikult me ju kaalume, et mida võtta ja mida mitte. Ja see on nagu nüüd selline juhus, mida sa tegelikult nagu küsisid, et see tundmatu või esile kerkiv nagu loomataud, et ehk et siis välistatakse tuntud haigustekitajad, mida on võimalik siis diagnoosida. Kui meil endal nagu võimed otsa saavad, et siis me saame täpselt samamoodi küsida abi mingitest või täiendavaid uuringuid kommertslaboritest või muudest partnerlaboritest. Ja aina rohkem on tulemas selline uudne diagnostiline nagu tehnoloogia nagu metagenoomika. Ehk et kui on ikkagi nagu põhjust arvata, et seal võib olla mingi nakkuslik tekitaja, siis kui on välistatud tuntud haigustekitajad, siis metagenoomika on nüüd selline tehnoloogia, et sa saad selles proovis oleva kogu geneetilise materjali ära kirjeldada, et sa saad mingi tohutu geneetilise andmebaasi, et täna maailmas juba ta hakkab jõudma juba ka mingites rutiinlaboritesse otsapidi.
aga ta on kallis ja noh, ta ei ole otstarbekas teda teha, kui mingit vajadust ei ole. Aga läbi selle metagenoomika, et kui ikkagi need juhtumid on nii suured, et see tööriist tuleks kasutusele võtta, et siis seda tehakse. Et kui seda võtta nüüd nagu üksikjuhtumina, saada tohutu geneetilise materjali. Nüüd tekibki väljakutse on ju see, et öelda, et mis on oluline, et mis on põhjuslikult seotud selle juhtumiga. Et ehk, et kui sellised uued nagu labori nii-öelda tööriistad tulevad, tulid ju ütleme need PCR-i meetodid, siis tulid osalised sekveneerimised, tulid täisgenoomsed sekveneerimised, nüüd on metagenoomika, et missugusel juhul on otstarbekas midagi teha ja finantsi kulutada ja enamasti on seal mingid teadustööd taga. Et ma tean näiteks Kerli Mõttus ja tema noorel kolleegil, vabandatagu, et aga ma ei suuda nime meenutada, et nad just rääkisid ühest uurimisprogrammist, mis on väga huvitav ja mis on täpselt nagu üles ehitatud sellele, et nad teevad metagenoomikat kliiniliste andmete ja kliinilise läbivaatuse ja ka ütleme seal põletikumarkerite määramise juurde. Et see on see teadustöö, mis on seal taga, et leida ja defineerida uusi haigustekitajaid, millel võib olla ütleme mingi loomaliigi puhul või mingi kliinilise sündroomi puhul mingi tähendus. Et nüüd läks väga segaseks. Nüüd läks väga see muutub võib-olla mõnele kuulajale selliseks keeruliseks, aga tegelikult jälle, et kui palju huvitavaid uusi tehnoloogiaid järjest tuleb ja kui detailseks me tegelikult saame minna ja ajaga tõenäoliselt lähevad need meetodid ka odavamaks, sest et uued tulevad peale. Aga... jah, ja tegelikkuses ongi, et selleks, et igapäevases elus need, keda see ei puuduta, ei peagi sellest teadma. Ja ega meie ei ole siin ka, et me oleme alles selle metagenoomika juurutamise teel. Et see on palju suurem teema, mida täiesti eraldi rääkida ja tutvustada, on ju. Aga noh, samas sellest saavad ju kasu ka ütleme maastikul ka loomapidajad, ka maastikul tegutsevad loomaarstid, läbi selle sa võib-olla leiad mingi uusi haigustekitajaid, millel on tähendus nagu loomade haigestumisel ja Kerli ja tema meeskond või naiskond ongi sellel teel, nad on juba selliseid haigustekitajaid nagu või haigustekitajate kombinatsioone märganud. Sest nende küsimus oli samamoodi, et nad toovad meile päris palju proove, et sageli on loom kliiniliselt haige, aga mingit tuntud haigustekitajat me ei leia. Et aga mis see siis on? Nii et seda nagu keerulist juttu, seda ei peagi kuulama, et ühel hetkel see kasu tuleb mingil teisel moel ja sellisel hoomataval moel. Nii et, aga see sama koera asi, et ilmselt oleks lahendus ja noh, kas või näide, et Eestis eelmisel aastal oli põtradel palju mingeid nahakahjustusi, sellised suured nahaalad olid hästi tugevalt kahjustunud. Et siis otsida nagu põhjust, et mis seda võis tekitada. Nii et ütleme siis nii, et laboritöö võib eemalt vaadates võib-olla isegi igav olla, aga kui sa vaatad seest, siis ta kindlasti igav ei ole. No jah, ma võin kinnitada seda ja toetada seda, sest et kui ma omal ajal ammu tegin lõputööd ja see oli ka tegelikult Mati Roastoga ja võtsin veeproove ja külmkapist proove ja siis vaatasin, kuidas seal söötme peal need asjad välja kasvavad, appi, kui ilusad need olid kõik. Et kui juba muud nagu sellist naudingut oli võib-olla natuke vähem, et kuiv kirjutamine ja lugemine, aga kui sa selle 2 päeva pärast külmkapist selle söötme välja võtsid ja vaatasid, et milline kohutav aroom ja siis millised kaunid värvid ja siis jumal, et kuidas see saab mitte huvitav olla, et absoluutselt, kui sa oled ikkagi kas või natukene kunstilise kallakuga, siis sa näed seda ilu seal. Nii, aga ikkagi imbi tagasi sinu juurde, sinu teekonna juurde, et me jäime aastasse 93 kuni 97. Sellise tempoga niimoodi me sinna kuhugi ei jäänud. Selles mõttes me võime siit loomulikult natuke üle hüpata, sest et nagu sa ise mainisid, et toidulaboris oled sa töötanud peaaegu kogu aja, aga sa oled käinud ennast väljamaal täiendamas ja sa ütlesid, et sul oli alati tahtmine ikkagi tagasi tulla või pigem, et ei olnud tahtmist jääda.
ja et kui vaadata seda CV-d, mida teised ei näe, aga saavad ETIS-est vaadata, siis tegelikkuses noh, kui sa seda vaatad, et just nagu ühes asutuses, aga samas ametikohad on olnud erinevad. Mhm. et kui ma mõtlen, et noh, ma kuskil iga umbes 4-5 aasta tagant on kuidagi positsioon muutunud. Et kui ma alustasin nagu bakterioloogia patoloogiat tegin ja seda toidumikrobioloogiat, siis tollel hetkel seal juurutasin, et siis tuli see laborijuhataja aeg, siis tuli Tartusse tuleku aeg ja asetäitja erinevates rollides, siis tegelikkuses on need rollid olnud erinevad ja kuna see aeg, et kuna Eesti on tohutu arengu nende kümnendite jooksul läbi teinud, et see on ka selline nagu kogu aeg on väljakutsed ees, on ju, et mida, aga see küsimus oli. ma ei jõudnudki küsima ei jõudnudki küsimuseni, sest ma ootasin, mida põnevat sa ise mulle siin kohe ette annad, sest et jah, ma ka märkasin, et need positsioonid on olnud alati erinevad. Seejuures sa oled saanud ju proovida ka just see, et võib-olla niisugusest tavapärasemast töötajast liikuda juhtivatele positsioonidele ja selle jaoks peavad olema inimesel teatavad isikuomadused, kas juba seesmiselt algusest peale antud või nad kuidagimoodi arenevad ja on loomulikult õpitavad. Et kas sina oskad ära tuua, millised olid need sinu isikuomadused, mis aitasid sul liikuda just siis mitte nii palju vertikaalselt, vaid nagu niimoodi ülespoole juhtivamatele positsioonidele? Ma ei tea, kuidagi see on väga orgaaniliselt nagu juhtunud, et ma ei ole nagu eraldi selles. Ilmselt ongi päriselt ilmselt sa peaksid inimeste, et kes on minu ümber küsima, mis need isikuomadused on, aga ju on võib-olla veidi edevust. Et võib-olla on, noh, aga jällegi on selline, et nagu huvitav peab olema. Võib-olla mind ei oleks nagu rahuldanud see, et ma olen kümnendeid, teen täpselt ühte tööd. Et ma nagu ei ole see tüüp, kes on väga rutiini, noh, mingeid asju ma mõtlen, et ma saan rutiini jumala hästi teha, on ju. Aga mul peab olema piisavalt sellist nagu heas mõttes professionaalseid väljakutseid või noh, üleüldse ka tööväliselt, et midagi, mis on nagu huvitav, nagu heas mõttes uudishimulik elu vastu, uudishimulik oma ameti ja tegemiste vastu. Ja ausalt öeldes see ametikoht, kus ma nüüd kõige pikemalt siin olen olnud, see pakub ju üks päev, sa võid ju hommikul mõelda, et sa teed midagi, aga siis teed, mis elu toob. Ja see to-do list on see, et A4 või nii siis, noh, ühesõnaga selle to-do listiga on väga pahasti, seal on püsielanikud ja nii, aga kokkuvõttes on ikkagi see, et on huvitav. Et ja juhtival kohal, noh, eks see annab võimalusi ka, ega see ei tule iseenesest ja sellel on oma hind ja kõike taolist asja, et inimestele meeldivad erinevad asjad ja järelikult mulle on see meeldinud ka ja ütleme, et nüüd mul tuli meelde see rahvusvaheline küsimus, et tegelikkuses on mul ju olnud nagu alates siis 2000ndate algusest, kui Eesti hakkas EU-ga liituma ja kõik sinna ette valmistama ja kõike kuskilt sellest ajast, on mul olnud ikkagi märkimisväärselt palju võimalusi käia riigist välja, näha, kogeda, koguda teadmisi, suhelda inimestega, olla kontaktis ja ütleme, et sellised pikemad väljamaal olekud, et kui ma mõtlen veel korra nagu algusesse tagasi hüppan, siis kindlasti minu jaoks oli motiveeriv. Ja siin ma pean tänama Aado Õherdit, kes oli tollel hetkel riigilabori juhataja ja riigilabor oli Tallinnas. Et Aado Õherd temal olid väga head kontaktid siis Soome kolleegidega ja alati on olnud Eesti sõpru ja just tollel ajal ja needsamad Eesti sõbrad ja Aado koos siis organiseerisid väga paljudele labori inimestele võimalus siis õppida ja stažeerida Soomes. Nii et umbes 1,5 aastat pärast laboritöö alustamist olin mina kuu aega Soomes ja see oli minu jaoks nagu, noh, ma nagu nägin, kuhu on võimalik jõuda. Et
ma arvan oma välislaborites käikude ja koolituste ja külastustega, et ma pigem ei ole mõelnud nii, et et issand, meil ei ole midagi ja nii, et pigem on see, et mis on selles hetkes võimalik sealt võtta ja kuhu poole nagu liikuda, et noh, tänapäeval moodsalt öeldakse, et parimad praktikad ja nii, et noh, sa ei saa, et teise riigi võimalused ja ka ütleme, mingi stiil ja kõik on ju teistsugused. Aga nüüd üldisem. Ma korra küsin, et kas sul ei olnud mingi hetk sellist hirmu, et appi, kui ägedad variandid on ja et sina ju tegelikult olid see, kes pidi selle best practice tooma siia koju Eestisse ja hakkama seda edasi andma ja arendama? Aga sellepärast ongi, et kogu aeg ongi huvitav olnud, et noh, et kui sa oled nagu fokusseeritud sellele, mis sa nagu teed, on ju, et siis noh, no enamasti sa hakkad igasugu jama mõtlema, kui sul on nagu igav. Et noh, ma arvan, et enamasti mul nagu väga ei ole igav. Et aga hilisemas elus ka nagu seda uudishimu või seda, et esimest korda, ma arvan, et see oli aastal 2004, kui ma astusin doktorantuuri professor Arvo Viltropi juurde. Aga toona jäi see pooleli. Toona oli teema IRT ehk infektsioosne rinotraheeit. Et lihtsalt see oli minu jaoks liiga palju, sest ma olin juba asedirektori asetäitja ametis. Ja neid väljakutseid tollel hetkel oli väga palju, et need tegelikult on ju 2 täiskohaga töökohta. Nii et seda sai nagu liiga palju ja ma jätsin selle pooleli pärast paari aastat. Aga see ei jätnud mind rahule, nii et nagu sealt CV-ski paistab, siis ma tulin selle juurde. Aga tehtud sai, on ju? Muidugi mulle ja siis minu nagu jällegi ametikohast ja üleüldse tulenev privileeg oli ka see, et jällegi, et ma ei läinud doktorantuuri sellepärast, et mul ma läksin sellepärast, et see on nagu professionaalselt huvitav. Ehk, et me koos Arvo Viltropiga siis disainisime selle teema, sest 2015, kui mina alustasin, 2014 oli SAK Eestisse jõudnud ja tegelikult Sigade Aafrika katk on selle asja nimi ja oli Sigade Aafrika katk oli Eestisse jõudnud ja siis me uue aasta alguses disainisime selle minu doktoritöö ja selle ma mitte, et oleks nüüd midagi erinevat olnud, et mul oli täiskohaga töökoht, möllamas oli Aafrika katku taud, lisaks hilisemal ajal tuli veel linnugripp ja veel midagi juurde, muid väljakutseid, aga see oli ülimalt nagu huvitav, hariv aeg, nii et õppimise ja selles mõttes. Ja hariv aeg oli ta nüüd tagantjärele vaadates või see hetk, kui sa päriselt seal oma õpikute, oma võib-olla kuskilt natuke mustade riietega laudast käisid proove võtmas, et ülini väsinud, üdini lõputult väsinud, tuled koju ja mõtled, et nüüd on vaja hakata kirjutama. Et kas sa ka siis tollel hetkel mõtlesid appi, kui äge ja kui huvitav? Oli hetki, kui ma mõtlesin, aga see on iga doktorant käib selle, vähemalt need, kes töö kõrvalt käivad, kõik doktorandid käivad läbi selle ja ma tegingi vahepeal mingeid pause, et ma lihtsalt ei suutnud enam, ma olin nii nagu väsinud ja tüdinud sellest, et pigem ongi see, et mitte nagu selline aktiivne tegevus, kõige igavam oli loomulikult väitekirja kirjutamine. Et ehk, et sa kirjutad ümber teiste sõnadega seda, mida sa korra teinud olid, ehk et igav. Ja päris nagu aeganõudev, aga kokkuvõttes siis, kui see tehtud on ja kaitstud, siis kui see nüüd kaitstud oli, siis ma kuskil aasta või paari jooksul mingitel nädalavahetusel mõtlesin, nii tore, ma ei pea midagi kirjutama hakkama ega tegema hakkama. Ekstra vaba aeg jookseb, eks. Ja nii, et selles suhtes ja muidugi, et see sama doktorantuuri aeg, et minu kaasjuhendajad siis professor Sandra Blume ja doktor Klaus Steppner Saksamaalt Friedrich Löffleri instituudist, kes on absoluutselt tegelikult ka Arvo Viltrop samamoodi, on absoluutselt superstaarid ja kõrgtasemel eksperdid
siis sigade Aafrika katku ajal ja Klaus ja Sandra olid enne mõlemad alustanud nagu süvateemadena oli neil sigade klassikaline katk, sest Saksamaa seisis sellega silmitsi. nii et sellesse aega jääb mul ka mitu pikemat käiku siis Löffleri instituuti Rimsi saarele, olid siis loomkatse juures, epidemioloogia instituudis. nii et jällegi igasugused muud programmid ja asjad, et siis sa ei mõtle sellele, et sa tahad kuhugi jubedalt minna, et pigem on see, et jõuaks kõik ära teha, mis elu kätte toob ja ütleme igapäevatöö sinna juurde veel kõik on ju. nii et see vaieldamatult on nagu igal asjal, et sa teed otsuse, et sellel on nagu hind on ju, aga ma ei ole mitte kunagi mõelnud, et see on vale otsus. Aga et see mis on kõige selle hind, sest et sa ütled juba teist korda, et kõigel sellel on oma hind. Mis on see, mida sina oled pidanud maksma? Hind on nagu selles suhtes, et sul tegelikult on vaba aega vähe või et kui sa tahad nagu tööväliselt mingeid asju teha, et sa, kui sul on täistöökoht on ju ja üsna selline vastutusrikas ja sageli päevad on pikemad, kui nad võib-olla olema peaksid, et hind ongi see, et ühel hetkel see võib nagu hakata tervise peale, et sa oled lihtsalt nii ära väsinud ja kurnatud ja see lihtsalt hakkab nagu tervise peale, on ju. Või kuidas siis kellelgi, et sellepärast ka õnneks mul mingit suurt tagasilööki ei olnud, aga et tolleks hetkeks ma loodetavasti olin piisavalt tark, et aru saada, et nüüd tulebki vahe teha, nii et ma isegi ei mäleta, aga mul vahepeal ma ei teinud mitte midagi selle doktoritöö ja publikatsioonide või asjadega seoses. Vahepeal oli see, et ma võib-olla 3-4 kuud ei teinud mitte midagi, sest mul oli see teema iseenesest, seal oli nii palju andmeid, meil oli nii hea koostöö sakslastega ja sakslastel on hästi kõvad tiimid taga, nii et seal on hästi palju tiimitööd ja tänu sellele siis tööd edenevad need on hästi intensiivsed ja kiired. Et põhimõtteliselt ma oleks võinud 2 aastat varem kaitsta, kui ma oleks jõudnud väitekirja, sest mul olid publikatsioonid olemas ju. Et kui ma oleks jõudnud väitekirja valmis kirjutada, on ju. Ja mul on ka pärast, et kui sa vaatad ETIS-est ja võib-olla ResearchGate'ist, et mul on ka pärast neid koostööpublikatsioone ja kui Arvo peaks seda kuulama, ma olen issand jumal, mul on üks artikli kirjutamine, ma ei tea, kaua ma seda juba edasi olen lükanud. Nüüd on mul põhjust Arvo juurde minna. Aga ei, meil on tegelikult Arvoga ülimalt hea kollegiaalne suhtlus ja meil on ju palju, jällegi see on see nähtamatu osa meie tööst, et meil on ju erinevad teadusprojektid, mida me koos Maaülikooliga teeme, et meil on väga hea suhtlus ja väga hea koostöö, nii et minul on puhas rõõm ja tema on ka kindlasti üks inimene, kes mind on nagu positiivses mõttes minu karjääri jooksul nagu mõjutanud. Edasi aidanud, toetanud, tõstnud. Ja, et mõtte ja sõnaga ja üleüldse tegelikult on oluline, et sa kohtad oma, ma arvan ka mitte töises elus, aga töises elus inimesi, kes on sinu jaoks motiveerivad ja ma võib-olla kordan ennast juba, see professionaalne uudishimu ja see, et sul on soov nagu edasi ja edasi minna, et võiks ju istuda sama, et sa juba nagu üht-teist tead ja niimoodi kogemuse najal saad igasuguseid asju ära teha, aga see, et see professionaalne uudishimu, et vaataks, mis on nurga taga, et see sind nagu maha ei jäta, nii kaua sa teed ikkagi õiget asja, kui see uudishimu sind maha ei jäta. Ja muidugi, et pikalt olekust, et seesama praegu meie nimi on siis Labris ehk Riigi Laboriuuringute ja riskihindamise keskus, aga ma arvan, et väga paljud meid jätkuvalt mäletavad ikkagi Veterinaar- ja Toidulabori ehk VTL-ina. Ja tegelikkuses oli ju meil seal ja on ka siin see meeskond või naiskond ka nagu väga oluline. Kui ma selle
suure üllatusega selle aasta loomaarsti tiitli sain, siis ma tegelikult olin ka üllatunud ja, ja siis ma nagu mõtlesin, et tegelikult on ju labor, et miks meist võib-olla vähe teatakse, et labor on nagu kollektiivne sooritus. Et labor on midagi, mis on heas mõttes nagu konservatiivne. See on see, mis meist oodatakse, on ju. Oodatakse, et meie peale saab loota, me teeme asju ära, meid saab usaldada, et nii, et igal juhul on see kollektiivne sooritus ja sageli tänane loomataudi diagnoos, et kui loomatervise poolel meil on 3 osakonda, ongi nii, et üks osakond teeb ühe analüüsi, teine osakond teeb teise analüüsi, patoloogid võtavad algse materjali, nii et võivad kõik osakonnad ja laborid olla ühe ja sama prooviga seotud, nii et jah, superstaarid saavad välja kasvada, et see ei ole ja meil on väga tublisid inimesi ju erinevatest vanusegruppidest, aga et lõpuks inimesed ja meie kliendid tajuvad seda meid ikkagi nagu mingisuguse tervikuna, et kui keegi pole laboriga rahul, siis pigem tuleb välja, kui ei ole rahul, et siis ei ole laboriga rahul, et see konkreetne inimene võib-olla, kellega sa seal telefoni otsa, see pole nii isiklik ilmselt kui mõnes teises loomaarsti rollis olles. Aga igal juhul loomaarsti kui sa oled sellises laboris nagu meil on, siis selgelt on siia vaja loomaarsti haridusega inimesi, vähemalt kriitiline hulk, sellepärast et jah, analüütiliselt on oluline, et sa neid analüüse oskad läbi viia ja kõik need usaldusparameetrid, kvaliteediparameetrid, aga see, et sa oskad tõlgendada ja kliendiga suhelda, see on see, mida muuseas tänasel päeval on meie kliendi tagasisides öeldud päris sageli, et meil on päris inimene, võtab telefoni. Nii et kui sa saadad kuhugi, siis ei võta keegi sul telefoni, sa saad täpselt seda, mida sa küsisid. Sellel on omad plussid, aga jällegi, et see on ka selline suurem teema, et meie oleme täna sellised, nagu me oleme. Imbi, praeguses positsioonis, kas sa oled õnnelik? Ma arvan küll, jah. Mul on väga huvitav, mul on päriselt ka väga huvitav töö, et ma julgen küll öelda, et normaalne eestlane ju ei ütle, et ta on õnnelik või rahul või midagi taolist. Et see kuidagi on... Mul erineda. Jah, et kui sa sellisel ametikohal oled, siis sa aeg-ajalt pead ju erinema. Aga päris tõsiselt nagu öeldes, siis ma saan ju aru, et minust oleneb. Et ühtepidi see on nagu vastutus, aga teistpidi see on võimalus. Kui sa õpid loomaarstiks, siis sa annad ju aru, et see on igal juhul vastutus. On see siis natuke kõrgem ametipoht, kus sul on alluvad või on see ainult puhtalt sinust tulenev ametikoht. Igal juhul on see vastutusmäär ju päris kõrge. Et juhtival ametikohal sa vastutad ju ka teiste eest, nii et selles suhtes ongi seesama meie väike meeskond ju, õigupoolest naiskond, on ju väga oluline. Nii et jah, et mina julgen küll öelda, et olen. Ja ega jällegi, see on ju sinu enda kätes, et kui see ei ole, siis mõtle nende aspektide peale, mis sinus rahulolematust tekitavad ja siis seal on ju võti, on ju, et kuidas siis edasi minna. Kusjuures ega ma pean ikkagi võib-olla sind siiski esile tooma selles osas ka, et ega ükski tiim ei tööta hästi, kui tiimi juht ei ole pädev ja ei ole oskuslik, sest et me teame kõik vanasõna, et kala mädaneb peast. Aga me teame ka väga toredat Aafrika sõna, et kui sa tahad kiiresti minna, mine üksi, kui tahad jõuda kaugele, mine koos sõpradega. Ja sa oled ilmselt loonud oma tiimis Labrises sellise toreda keskkonna, kus inimesed tahavad tööd teha ja teevad seda edukalt. Sa oled korduvalt ja korduvalt öelnud, et seal on väga hea kokkuhoidev tiim ja ma olen näinud terve väga hunniku juhte ja mitte kõik ei saa sellise uhkusega rääkida oma tiimi kohta. Nii et sa teed midagi väga-väga õigesti. Jah, et loomulikult mul on nagu seda hea meel kuulda aga ma leian, et see ongi nagu oluline, sest tegelikkuses see, mida meie kliendile müüme, on usaldus. Nii et ja kokkuvõttes on ka see,
et tiimis sa pead usaldama inimesi, aga noh, usalduse saavutamisel on oluline ju ikkagi selline nagu hea kvaliteediga kollegiaalne läbisaamine ja suhtlus. Noh, nagu ikka, et inimesed on igapäevaselt koos ja on eriarvamus, erineva kvaliteediga diskussioon, aga see ei ole midagi sellist, mis kuidagi nagu, millel oleks nagu märkimisväärne mõju, et see on tavaline inimkooslus, igasugune klass ja kursus ja lasteaiarühm ja spordiklubi, et jällegi, et kui me algul rääkisime, et huvitav kursus on see, kui inimesed on erinevad ja värvikad, et siis on suutlikkus parem, et kui me täna oleme siin keskendunud loomaarsti haridusele ja rollile, et see, mida me täna ikkagi laboris ja laboritöös näeme, et aina rohkem tuleb ja me tegelikkuses ka vajame teistsuguse akadeemilise haridusega inimesi ehk biolooge, geenitehnolooge, toidu poolel ka keemikuid, toidutehnolooge, et see hariduslik taust on nagu väga mitmekesisemaks läinud ja ausalt öeldes ilma selleta ei saagi, sest noh, nagu vahepeal kui me rääkisime metagenoomikast, läks kõik väga keeruliseks. Noh, jällegi mina olen suuteline seda haldama mingi maani, aga on selgelt teised inimesed, kes sellega tegelevad ja selgelt on selleks vaja täiesti teistsuguseid pädevusi. Nii et meil on väga hea tiim. Mul on siin saates selline tore traditsioon, kus eelmine külaline esitab küsimuse järgmisele külalisele teadmata, et ta selle küsimuse esitab. Nii, ja sulle ka on üks väga huvitav küsimus. Ja, see on väga põnev. Küsimus on, mida sa ütleksid versioonile endast, kes on äsja vetkooli lõpetanud? See on täpselt see koht, et sa hakkad üle mõtlema. Aga noh, sa võid alati mõelda, et minevikus oleks nii või naa võinud teha, aga kokkuvõttes, et endaga rahujalal olla, et tuleb endale öelda, et sa oled teinud neid otsuseid selle parima teadmise ja äranägemise järgi, mis sul on tollel hetkel olnud ja selle inimesena, kes sa tollel hetkel oled olnud. Ehk et ma arvan, et iga inimene peaks kuulma võimalusel oma sisemist häält, et ta peaks minema oma teed ja siis see pakub sulle naudingut, siis sa tahad edasi minna, sest igaühe jaoks on oma tee. See, mis sobib mulle, ei sobi teisele ja see ei ole tema tee. Nii et kui seda on kuidagi võimalik jälgida, aga see sisemise hääle kuulamine, see tuleb ajaga. Võib-olla keegi oskab kohe noorena seda teha. Aga ka selles ei ole ju midagi halba, et sa veidi nagu kobad ringi ja vaatad ja siis sa tegelikult saad aru, et mis see päriselt sind kõnetab. Nii et ja siis ongi võimalik, et see professionaalne ja üleüldse heas mõttes uudishimu ei jätagi sind maha. Imre, aitäh sulle kõige sellest, mis sa oled teinud, sellest, mis sa oled, kes sa oled ja selle panuse eest Eesti veterinaariasse, sest et see on tõesti hindamatu ja öelda aitäh oleks liiga vähe öelda, nii et mul on hästi hea meel, et sa tulid siia saatesse, et rääkida natuke ka labori poolest veterinaarias. Jah, tänan sind ka sellist pakkumist tegemast, et see oli ootamatu ja tegelikult veidi kõhedust tekitav, nii et ega ma jällegi, et sa ei oska ju iseenda eest hinnata, et mis välja tuleb. Aga jah, kokkuvõttes mul on olnud rõõm näidata, et veterinaarmeditsiini haridusega inimesi on spetsialisti on vaja tegelikult ka teistes valdkondades lisaks neile, kes töötavad tegevloomaarstidena, on nad siis väikeloomaarstidena või on nad farmiarstidena, suurloomaarstidena, nii et neid valdkondi, kes loomaarste vajavad, on veel ja ka seal võib olla huvitav. Kui põnev see vestlus oli, me panime salvestuse kinni ja ma oleks temaga rääkinud hea meelega veel tund aega otsa, aga tema armsal emal oli juubel, nii et suured tänud tema emale
kes sellise toreda lapse meie maailmasse tõi. Kuidas sulle tundus, kas sa tunned, et sa tead nüüd labrise hingeelu natuke rohkem? Kas sa näed, et veterinaarharidus võiks olla kasulik ja peakski olema ka sellises valdkonnas, et loomaarsti ametil on veel üks koht, kus ennast teostada? Jäta oma kommentaarid, oma mõtted siia alla. Ja muidugi võid mõelda ka meie küsimusele, mida sina ütleksid iseenda noorele versioonile, kes on just lõpetanud ülikooli. Järgmiste kordadeni!